Minu nimi on Rico Veskiväli ja tänases videos vaatame Veenuse arhetüübile ehk siis sellele kõige säravamale tähele taevas. Õpime siis tundma, kes on Veenuse arhetüüp, mida Veenus sünnikaardis näitab, mida Veenus on siis, kuidas Veenust on kujutatud sellistes mütoloogilistes kultuurides või mütoloogias, vanades kultuurides, tsivilisatsioonides ja see on siis selline lisa sellele eelmisel pühapäeval ilmunud Marsi videole, sest mäletate sealt Marss ja Veenus on selline igipõline dünaamika või selline kooslus, kaks siis taevakeha, mis on Veenus siis päikse poole ja Marss siis meist eemale, ehk siis Veenus niiviisi see teine kivi päikesest, Maa kolmas ja Marss neljas, ehk siis siin planeet Maal niiviisi paremal ja vasakul õlal siis võib niiviisi kujutada, et on see Veenuse Marss. Ja täna siis keskendumegi Veenusele, Veenuse arhetüübile ja hakkame pihta. Ja enne kui pihta hakkame, siis päris paljud teist ei ole ka veel subscribe inud või tellinud seda kanalit, et siis palun tehke seda, kui teile sellised videod siin meeldivad, ütleme see arhetüüp ja astroloogia ja selline astroloogia üldisemalt, siis see kanali tellimine on mulle selline suur teene, mida saate teha. Aga hakkame pihta. Veenuse glüüf, siis astroloogiline glüüf on selline noolega alla või rist alla. Mäletate, et siis Marsil oli ta selline noolega üles, selline odakujutis, siis Veenusel on ta just pigem selline, tihti on ka siis sellise WC-de peal siis selline kujutis, mis siis sümboliseerib just seda naise poolt. Siit on õrnalt näha ka siis seda ühte Veenuse maali, kohe varsti mis vaatame Afrodite ja neid Veenuse sellised kuulsaid maale. Ja juhtmõte, mis ma olen siis valinud Veenusele, on siis see sõna harmoonia. Ja siis selle loengu käigus me saamegi siis rohkem teada, et miks Veenus sümboliseerib just seda harmooniat ja kuidas siis see harmoonia siis läbi selle Veenuse arhetüübi esile tuleb. Aga hakkame pihta. Siis, kes on Veenus? Ehk siis me vastamegi siin sellele küsimusele Veenuse arhetüüp, läheneme läbi müüdi, läheneme läbi siis selliste kuulsate astroloogide siin viimasel 2000 aastal, vaatame siis sealt, hakkame sealt pihta umbes aastast 200 ja liigume siis siia tänapäeva ja vaatame, kuidas siis viimasel 2000 aastal sellised silmapaistvamad astroloogid on ka kirjeldanud siis Veenust, tema arhetüüpi, mismoodi ta esile tuleb meie eludes ja nii-öelda isiklikus elus ja siis sellises laiemas pildis. Täna siis tegelemegi selle Veenuse arhetüübiga. Nii, aga Veenus astroloogias siis, et sellise laia nurgaga või sellise üldise et joonistada algust selline üldine pilt Veenusest, siis ma loen siit ette niiviisi sellisel üldtasandil seda Veenust natukene teile. Ehk siis Veenus esindab armastuse ja ilu põhimõtet. Veenus on Eros, mäletate, see Eros oli Veenuse ja Marsi laps seal müüdis, kõik see erootikaga seotud ja kirega. Veenus on Eros nagu Merkuur on Logos, Logos on selline sõna, Merkuur on siis selline mõtlemine ja kõik see pool. Sellest oleme siin kanalil varem rääkinud ka natukene. Veenus valitseb soovi üle olla seotud romantiliste ja sotsiaalsete suhetega, meelitada ligi teisi või olla teistele meelepärane, tegeleda kunstilise tegevusega, otsida harmooniat ja esteetilist või sensuaalset naudingut. Veenuse arhetüüp on seotud Kreeka mütoloogilise tegelaskujuga Afrodite, Rooma Veenusega, armastuse ja ilu jumalannaga. Veenusega seotud peamised aspektid on seotud selle, kuidas inimene jagab ja võtab vastu armastust ja kiindumust, tema sotsiaalsete ja romantiliste suhete olemus ning tema kunstilise tungi ja esteetilise tundlikkuse iseloom. No siis hakkame selliselt kõrgemalt tasandilt või selliselt üldisemalt tasandilt siis seda Veenust kirjeldama, et see on selline kiire maitse teile, et mida Veenus endast kannab, siis näiteks astroloogias. Aga et nüüd rohkem siis Veenusele pihta saada, siis kõigepealt siin vaatame tema nimedele, et see nimetamine on hästi oluline siis taevakehade puhul. Et hetkel me siis siin räägimegi Veenusest ja kuidas siis Veenust taevas ära tunda. Praegu ma salvestan seda videot, siin on 11.37 kell ja päike on siin lõuna taevas või siin hommiku ida ja lõuna vahel ja kui siit nüüd see atmosfäär ära võtta, siis siit kohe tuleb see Veenuse planeet ka ilusti välja ja kuna Veenus on siis meist päikse poole, et siis ta ongi alati päiksele hästi lähedal.
ehk siis mäletame, et planeedid Veenus ja Merkuur on meist päikse poole ja nemad siis ka tiirlevad siin ümber päikese ja väga kaugele nad päikesest kunagi ei lähe. Marss ja Saturn ja seal siis Jupiter, nemad siis muidugi liiguvad juba päiksest, nad on meist on eemal, et siis nad liiguvad siit ka kaugemale edasi, siit sellest kaadrist välja. Aga Veenus siis Veenus, üldjuhul siis seda võibki niiviisi vaadelda, et kui Veenus, et ta on siis, kas ta on siis siinpool päikest, vasakul pool või paremal pool päikest parasjagu, et kus ta siin liigub, et sellest Veenuse liikumise tsüklist me räägime siin video teises osas natuke rohkem. Aga et Veenuse siis selline sünoodiline tsükkel ongi see, kuidas tema siis ümber selle päikese liigub ja parasjagu hetkel siis 2026. aastal, siin 29. märtsil on Veenus just siin vasakul pool päikest ja see siis tähendab seda ka, et ta on oma siis sellises õhtutähe faasis. Ja mina seda ei teadnud, sain alles siin võib-olla 5, 6, 7 aastat tagasi teada, et siis see koidutäht, kuulus koidutäht ja siis see kuulus ehatäht või siis see hommiku või õhtutäht või siis inglise keeles see evening star või morning star, et see ongi see Veenuse planeet. Ja parasjagu on Veenus siis selles õhtutähe faasis, et mis see siis tähendab? See tähendab seda, et kui me siin kerime siis tänase päeva õhtusse, vaatame, äkki saame siin sellel Veenusel niiviisi silma peal hoida ka, et kui me nüüd kerime selle tänase päeva õhtusse ja vaatame, kuidas päike hakkab siin loojuma, nii, ja päike loojus ja nüüd, kui täna õhtul on selge taevas ja päike on just loojunud või on seal loojumas ja lähed vaatad siis sinna päikse poole või sinna lääne poole, siis Veenus ongi taevas siin, nüüd paneme selle atmosfääriga tagasi, siis ta on siis selles õhtutähena siin taevas näha. Et see on ka, ma arvan, sellise astroloogilise teekonna või tähtedega taevaga suhte loomise osas. Võib-olla üks selliseid esimesed samme on siis minna vaadata Veenust siis näiteks tema õhtutähe faasis. Õhtutähena on teda ka mugavam minna vaatama, sest et täna on ta siis siin umbes 20:39 või 20:40. Lääne poole vaadates on ta üsna kõrgel ja siin taevas hästi näha. Õhtuti on teda mugavam vaadata kui siis hommikul, sest hommikul, kui ta on siis oma seal hommikutähe selles faasis, siis peab lihtsalt vara ärkama, et kellele siis väga paljud inimestele kõigile ei meeldi väga ärgata, aga ka siis selline üleskutse teile, et minna siis näiteks täna õhtul või siin järgnevatel nädalatel, kui on ilus ilm, siis minge vaadake Veenust tema õhtutähe faasis. Aga et Veenus ongi siis see kuulus õhtu ja hommiku täht, koidu ehatäht. Eestlased tunnevad siis seda sellise nime all nagu ehatäht ja sellest Veenusest on siis iga sellist lugusid räägitud erinevates kultuurides. See peamine nimi siis, mille järgi siis ütleme, kõik inimesed teavad, et see tuleb ladina keelest ja roomlastelt, et siis Veenus oli siis armastuse jumalanna, ehk siis see armastus on üks võib-olla siis selline nagu see põhiteema siis Veenuse puhul, mida meelde jätta. Siis Afrodite on siis see kreeklaste Veenuse vastand, tõlkes siis selline merevahust sündinud. Mind ennast siis huvitab ka väga selline loodusrahvaste ja indiaanlaste taeva, tähetarkus ja kõik see pool ja mismoodi nemad nimetavad siis neid planeete. Siin on siis Anishinaabe indiaanlaste, ma võin proovida öelda seda, Uwazeya, Ajebashka, Bijot, Aki. Aki on siis maailm, ja siis tõlkes särav, taevas, kõndiva naise maailm. Särav, taevas, kõndiva naise maailm. Siis seal on palju tuleb see naise arhetüüp siin mängu, särav, kõnnib, taevas. Sellest on siin varem juttu olnud ka, Mars oli see punane maa või siis see punane maailm. Merkuur on siis see, kes liigub kiiresti indiaanlaste niiviisi selles keeles või nende sellises, kuidas nemad siis nimetavad planeete, nad nimetavadki selle järgi, kuidas nad seal taevas näevad. Ehk siis nad lasevad natuke lahti siis sellistest väljamõeldud nimedest, vaid et see ongi siis selline särav, Veenus on siis see kõige säravam taevakeha peale päikese ja kuu, 3. kõige eredam taevakeha, et teda on tegelikult ka päeval näha ja siin, kui lähed sinna õhtul sinna lääne poole vaatama, siis teda näeb tegelikult juba ka siis, kui päike on alles veel mitte loojunud, et näeb teda ka siis taevas. Siis selline ilus nimi, särav, taevas, kõndiva naise maailm. Ja arhetüüp on siis selline harmoonia, eks. Et siis natuke seda nimede poolt ka teile kirjeldada. Aga lõppkokkuvõttes on ta selline ere täht, eks.
mida seal taevas võimalik ise näha, vaadata, et see on ka ilmselge, seda räägivad astroloogid, seda tunneb iga inimene, et kui sa lähed, vaatad seda Veenust taevas, et on see kõige eredam täht, et siis sa saad aru ka sellest väga palju sellest Veenuse tähendusest, see ilu, harmoonia, see kõige säravam täht, võib-olla see elu, need kõige säravamad küljed, eks, see armastus, ilu, harmoonia, kunstid, kõik selline kaunis elupool. No siis natuke sellest füüsikalisest omadusest ka, et 225 päevane orbiit, siis kiirem kui Maal, eks, päikese poolt teine planeet, kõige heledam planeet öötaevas, tuntud hommiku ja õhutähena, diameeter 6700 kilomeetrit, umbes seal Marsile üsna sarnane, pinnatemperatuur siis 453 kraadi, üsna kuum. Aga siis Afrodite, armastuse jumalanna. Afrodite nimi on tavaliselt seotud siis Vana-Kreeka sõnaga merevaht, afros, mis sobib hästi tema sünniloo juurde. Siis kohe varsti räägime sellest sünniloost ka. Kaasaegsed teadlased arvavad aga, et nii Afrodite kui tema nimi on vanemad kui Vana-Kreeka ja et lugu on tegelikult tekkinud jumalana nime tõttu. Ehk siis väga palju siis seda astroloogilist teadmist ja üldse sellist iidset teadmist, et see kolis ka siis sealt Egiptusest, Mesopotaamiast, Sumerist, Babyloniast, siis toimus sellise iidse maailma tarkuse, sellise hermeetilise teadmise ülevool või ülekanne siis sinna Vana-Kreekasse ja hiljem Rooma. Kui Apollon esindas kreeklastele ideaalset mehekeha, siis Afrodite oli kindlasti tema kõige sobivam naissoost vaste. Ideaalne naine. Ilus ja võluv, kujutati teda sageli alasti, sümmeetriliselt täiusliku neitsina, lõpmatult ihaldusväärse ja lõpmatult kättesaamatuna. Mõnikord kujutati teda koos Eerosega ja mõnede tema peamiste atribuutide ja sümbolitega, maagiline vöö ja karp, tuvi või varblane, roosid ja mürdid. Siin on siis huvitav kombel ka, et siis need vanimad säilinud kunstiteosed näiteks siis Euroopa tsivilisatsioonis või siin maailmajaas ongi siis need freskod, mis on siis Veenuse kujutised või Afrodite kujutised, et see on siis Veenuse maja Pompei linnast, Afrodite Anadiomenes, siis 779 aastat. Siin peaks olema kas siis enne Kristust või peale Kristust, siin on natuke, mul nendest teisest slaidist on umbes siis seal Kristuse sündimise ajast. Selline merekarbis, siis sellest merevahust siis on Veenus siin tulemas sündimas. Nii, Veenus siis Rooma armastuse jumalanna. Veenus on Vana-Rooma mütoloogias armastuse, ilu, seksi, viljakuse ja külluse jumalanna. No siis külluse teema on ka väga Veenuse omane. Afrodite annetab ilu ja on ka ise imeilus ihaldatud. No et siis tihti see Veenuse Afrodite on niiviisi põimunud ka. Ja muidugi siis roomlased üsna palju viksisid, eriti need, ütleme siis seal see Mars on Ares ja Veenus on Afrodite ja Jupiter on Zeus ja Saturn on või Kronos on Saturn, et need seal oli hästi palju siis sellist ülekannet ja võimumist ja kui need müütega lugeda, siis ikkagi väga suures osas on need Vana-Kreeka müüdid ja siis need Rooma müüdid nendest samadest jumalatest, jumalannadest, et need on nagu ära vahetamisi ja sarnased. Afrodite sünni müüdist tõuseb kaunis armastuse jumalanna alasti veest Küprose ümbruses või kuskil seal lähedal. Ta oli just loodud merevahust, mis tekkis, kui Kroonos kastreeris oma isa Uranose ja viskas tema suguelundid vette. No siis Kroonos oli selline ajajumal, Uranus oli taevajumal, kastreeris oma isa, üsna selline huvitav müüt ja siis viskas need suguelundid vette ja siis sealt sündis see Afrodite. No siin siis kuulus renessansi aegne maal Sandro Botticellit Veenuse sünnist, ehk siis kuulsamaid renessansi aegsed, ütleme siis maalid on ka väga palju on siis seal, ütleme siis seda Veenust või siis üldse neid sellised Vana-Kreeka, Rooma, need põhiarhetüüpe, kõik see Mars, Veenus, seal see Kroonos, kõiki need siis kujutati sellises renessansi aegses kunstis, siin jälle see merekarbi motiiv, merevahu motiiv, ilus naine, sageli alasti, selline ideaal naisse kujutiseks. Siin siis viimasel 2000 aastal üsna tugevalt kaasas olnud meie kultuuris.
Nüüd lähme siis natuke kaugemasse aega, et kus siis võime ka siis leida ehk siis neid Veenuse ja Afrodite juuri, et siis jõuame sinna Sumeri jumalanna juurde, kelle nimi oli Inanna, kes siis kandis sellises iidses Sumeri kultuuris või siis seal Mesopotaamias või siis mida siis peetakse ka siis võib-olla selle läänemaailma selliseks hälliks, eks. Inanna on iidne Sumeri armastuse, sensuaalsuse, viljakuse, sigimise ja ka sõjajumalanna. Hiljem hakkasid akkadid ja asüürlased teda pidama jumalanna Ishtariks, ehk siis ta nimest Inannasse Ishtar, ning veelgi hiljem Kreeka Afroditeks. Teda peeti ka hommiku ja õhtu heledaks täheks, Veenuseks, ning samastati Rooma jumalannaga. Inannat kummardati Sumeris vähemalt juba Uruki perioodil 4000 enne Kristust kuni 3100 enne Kristust. Eestis tegeleb siis selle teemaga rohkem Inga Raitar, siis vanas Sumeris või siin ajaga võin siin mööda panna, aga et siis Inanna kummardamine, selle Veenuse, võib-olla siis selle kõige eredama tähe kummardamine oli üks suurem, et oli üks olulisemaid siis jumalusi või jumalannasid, see Veenuse täht või see planeet ka, seal oli templid, hästi palju templeid oli siis selle Inannale või Ishtarile, 6000 aastat tagasi, ütleme nii, et siis see suhe selle Veenuse planeediga, selle, kuidas iganes me teda nimetame, ehatäht, koidutäht, hommikutäht, õhtutäht, see on hästi-hästi pikalt on siis sellised iidsed tsivilisatsioonid temaga suhtes olnud. Ja siis millega siis astroloogia tegeleb, arhetüüpne astroloogia või millega ma ise tegelen, et siis ka võib-olla taas elustada siis sellise ilmarahva või heade kaasmaalastele siis taas tutvustada sellist iidset olemisviisi, et mismoodi siis nende tähtedega on siin nagu pikalt suhtes oldud. Pärast Sargoni ajastut sai temast üks Sumeri panteoni kõige laialdamiselt austatud jumalusi. Ja siis üks vanimad sellised kujutusi jumalanna Ishtar, Inanna, Akkadi impeeriumi pitser, 2350 kuni siis seal 4000 aastat vana siis selline kivis asuv Inanna kujutis, siin on tema see täht, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seda osa siin, sellest 8 tuleb hiljem juttu, et miks teda siin 8 kujutati, aga siis väga vana kujund siis sellest Veenuse arhetüübist võib siis nii öelda. Ja siis igal pool siis ütleme, olgu see siis viikingite kultuur või meie enda Eesti kultuur, või siis selline Muinas-Kalevala kultuur, et kõik sellised päivetärid ja kuutarid, et meie sellises kultuuriloomes on ka selline ilusa naise arhetüüp väga laialdaselt levinud ja siis muidugi võib-olla kuulsamad on Freia. Freia on muinaspõhja mütoloogia üks tähtsamaid ja populaarsemaid jumalannasid. Ta on armastuse, ilu ja viljakuse jumalanna, aga esindas ka rikkust, ettekuulutusi, maagiat, seksuaalsuhteid, iha, sõda ja surma. Tema poole palvetas palju naisi, kes vajasid abi sünnituse, abielu või hea viljasaagiga. Siis jälle selline ideaalse ilu naise arhetüüpeks. Ehk siis neid näited, siin ma tõin siis mõned sellised näited siis vanematest kultuuridest, mütoloogiast, muidugi neid näited on tuhandeid ja arvukalt, et siin võib neid juurde otsida, aga et siis läheneda siis sellele Veenuse arhetüübile siis esmalt siit läbi selle mütoloogia ja selliste jumalannade siis põhiliselt. Ehk siis Veenust on ka aegade algusest just seotud siis selle naispoolega, mis muidugi ei tähenda, et siis kõikides meestes on ka muidugi see Veenus olemas, et see ei ole nii üheselt mõistetav või üheselt suunatud, et meist kõigis on need kvaliteedid olemas, aga siis selle mütoloogiaga nii palju ja siis mis me nüüd teeme, siis vaatamegi siis Veenuse sellised ajaloolised allikaid, nagu tegime ka seal Marsi podcastis, et vaatamegi siis, kuidas kuulsamad astroloogid siin viimase 2000 aasta jooksul on Veenust kirjeldanud antiigist siis kuni renessanssini. Ja Vettius Valens siis 2. sajandil Aleksandria linnas elanud kuulus astroloog, astronoom, geograaf, kuulus teadlane, Aleksandria linn siis kuulus oma siis selle tuletorni pärast üks maailma imedest ja siis Aleksandria raamatukogu, kus siis kogu selle antiigi teadmised olid siis ühte linna võib-olla kogunenud, Vana-Egiptus ja kõik selline Sumerite ja Babyloonia teadmised. Ja siis on Vettius Valensi raamat Antoloogia, kus kõige vanem siis planetaarsete arhetüüpide või planeetide kirjeldused siis leiame sealt. See on siis umbes 2000 aastat vana.
Veenus on iha ja armastus ning sümboliseerib ema ja hooldajat. Ta loob preestriametid, avaliku heaolu edendajad, kuldseid ehteid kandvad, kroone kandvad, rõõmsameelsed, sõprussuhted, kaaslastega koos olemise, täiendava vara omandamise, ehete ostmise, heaolu nimel leppimise, abielud. Peenemad kunstid, meeldivad helid, muusika tegemise, ilusa laulu, vormi ilu, maalikunsti, värvide segamise ja tikandi. No, kõiges selles me saame siis ära tunda seda Veenust, et see Veenus on ka selline anum, Veenus kannab endast siis kõiki need asjasid. No siis kohe alguses on näha, et kommentaar siis sellele Vettius Valensi Veenuse kirjeldusele, et kohe alguses on näha, et need on kõik elu head asjad. Need on luksuslikud ja ilusad asjad. No kui Marsist mäletame, kui vaatasite Marsi videot, siis seal oli pigem, Mars on siis võib-olla elu selline teistsugune aspekt. No nüüd Veenus on siis võib-olla see elu siis, või noh, mitte võib-olla, vaid kindlasti on siis elu selline meeldivam aspekt. Ja kuigi kaks esimest tähendust, meelitatavus ja armastus on ühed esimesed asjad, mis meile Veenusest kohe meelde tulevad, on konkreetsemad väljendused justkui mitmekülgsed väljendused neist ilu tähendustest. Ehk siis sellised peenemad kunstid, meeldivad helid, muusika, ilus laul, vormiilu, maalikunst, värvid, tikandid. No nendest kõigis on niisugune teatav harmoonia või ilu, eks. Noh, ma ei tea, näitlemine, lavakunst, kujutav kunst, muusika, mis loob harmooniat. Nii Vettius Valensil siis veel, et puhtuse rituaal, et siis Veenus on hästi palju sellise puhtusega seotud, ma arvan eriti sellisel aastal 200 väga oluline, kus meil ei olnud seal võib-olla siis kanalisatsioone ja nii edasi. Ehk siis võis Veenuse selline kummardamine ja puhtusest kinnipidamine või puhtuse väärtustamine kandis veel hoopis teistsugust konnotatsiooni, nagu ta meil siin täna kannab, eks, kui meil siin on sooja veega dušš on käe ulatuses, eks. Et puhtus paistis mulle silma ja mida rohkem ma sellele mõtlesin, seda enam mõistsin, et rituaal, millega valmistutakse end ilusaks ja kaunistatakse, ongi enda puhastamine või parfüümi peale kandmine. No siis selline rituaalne puhastuseks, vanal ajal oli see üsna nagu palju keerulisem, kui ta täna on. Ja kui mõelda kõigele, mis kuulub selle puhastusrituaali juurde, isegi magusa lõhnaga seebid ja parfüümid, siis oleks see ilmselt veelgi olulisem ajal, mil pole kaasaks kanalisatsiooni. No siis kõik see lõhnastamine oli vanal ajal väga populaarne, eks. Veenus valitseb ka lilla värvimise ja parfüümi valmistamise üle, siis Vettius Valensi kirjeldustes. Sest tol ajal oli lilla värv kõige haruldasem ja kallim värv, millega riiet värvida. Ning seetõttu oli see reserveeritud ainult kuninglikule perekonnale. Ehk siis Veenus valitses selle kõige ilusama värvi üle siis aastal 200. Ja seda lillat purpurvärvi saadi ka siis seal Vahemerest mingist molluskist. Seda molluskit siis minu teada mingi karp või midagi sellist, molluskilaadne tegelane, siis seda veel siis koguti või korjati nii palju, et see suri lausa välja. Ehk siis seal kirjeldustes muidugi veel, et siis kõik sellised ehted ja elevandiluud ja kõik sellised asjad siis siin teisel sajandil olid kõik seal Veenuse all, eks. Suhtede sotsiaalsus, see on siis, ma arvan, ühelt poolt see ilu pool kui füüsiline materiaalne ilu, teine pool siis kõik selline suhtede sotsiaalsuse, mis on ka nagu väga harmoniseeriv oma olemuselt, kui me oleme kuskil peol või oleme sõpradega koos või meeldivate inimestega koos, et seal on ka selline hingede harmoniseerumine. See on ka siis väga, ütleme nii, nagu Veenuse arhetüüp on siis võib-olla selles olukorras rohkem kohal või see on väga selline harmoniseeriv tegevuseks. Kui me mõtleme Veenuse suhete elemendile, Veenus on seotud südamega ja igasuguste suhetega, kus on kaasatud süda. Ja olgu see siis armastus, romantika või sõprus. Sõprus, seltskondlikkus ja selline intiimsus, mis on olemas olukordades, kus me vahetame energiat teistega, naerame ja naudime koos olemist. Et mitte siis Veenus ei ole ainult nagu see sinu see armastatu, ta on ka seda, see sinu see kõige, see, keda sa armastad, see sinu partner või siis selline välja valita, aga ta siis kannab sellist sõprust ka, seltskondlikkust, sellist laiemat sellist, sõprade vahel saab ka olla selline armastuseks. Kaks peamist naiselikku planeeti, mida seostatakse naistega iidsetes tekstides, on Kuu ja Veenus. Suur osa sellest tuleneb asjaolust, et Veenus on üldiselt üks planeetidest, mis tähistab naisi inimese elus ja horoskoobis. Siin üks kirjaviga. Üks viise, kuidas see võib väga varakult mõju avaldada, on kas ema või lapse eest hoolitsev isik. Ehk siis sünnikaardis tihtipeale siis näiteks Kuu ja Veenus just näitabki, näiteks Kuu näitab,
emaga seotud asju võib näidata, Veenus võib siis näidata seoses nagu partneriga seotud asju, noh meeste puhul eriti, naiste puhul ka, aga siis just ta pigem Kuu ja Veenus ka traditsionaalselt ja noh muidugi kaasajal ka, et ta pigem just viitab siis sellele naisaspektidele rohkem. Mis ei tähenda, et meestes on ka muidugi kõik need asjad olemas, aga traditsionaalselt me näeme eriti, et need on eriti seotud siis just selle naispoolsusega. Ja siis kaardis võib siis just näidata, ma ei tea, ema, lapse, keegi, kes kannab ema rolli, see ei pea just sinu ema olema, aga keegi, kes on selline ema rolli kandev isik, või siis võib näidata kaardis suhteid, ma ei tea, naistega või siis üldse ilu, harmoonia, kunstidega, kõige sellisega. No ja siis Veenus siin reaalses taevas ja kuidas siis astroloogia toimibki, noh toimibki niiviisi, et näiteks sünnikaardis siin, no et siin on ka see reaalne taevas hetkel ees, eks, et siin on kell on 12 praegu. Veenus on siin on atmosfäär ära võetud, et tegelikult on siis sinine taevas, eks, aga et lihtsam näha oleks siis, Veenus on siit päiksest vasakul, Saturn on siin päikse konjuktsioonis, Marsist rääkib see meil kord, Merkuur siin päiksest paremal. Ja kui võtamegi selle maailma horoskoobi lahti, noh siis siin näemegi siin horoskoobi peale, et Marss on siin, või see päike on siin just siin lõuna suunal meie ees, eks, et oleme siin näoga lõuna suunas. Veenus jääb siis päikesest siia vasakule poole, noh Marss ja Merkuur siis siin päiksest paremal, Saturn ja päike on siin konjuktsioonis, ehk siis see on ka, alati ma näitan siis enda videotes siin, et mismoodi see 3-mõõtmeline taevas siis sellel 2-mõõtmelisel horoskoobil välja paistab ja seda ma siis teen ka siin sellel astrotarkvara veebi selline platvorm, mille ma ise arendasin, see on eestikeelne, siit saab siis vaadata päike näiteks on konjuktsioonis Saturniga, saab vaadata, et mida see tähendab näiteks maailma horoskoobis ja siis muidugi Veenus, et siin täna me räägime hästi palju Veenusest ja siis ma arvan ka siuke suur asi on ka siis võib-olla selle enda sünnikaardi Veenuse ülesotsimine, selgeks tegemine, et milliste planeetidega on sinu sünnikaardis Veenuse aspektis, sest kõik need asjad, millest me täna Veenuse puhul räägime, et kui nüüd Veenus siin võtab mõne teise planeediga näiteks siin tugeva aspekti, siis need teemad ka koostoimes siis selle teise planeediga tulevad sinu elus rohkem esile. Ja noh, siit niiviisi korra kõrvale põikelt vaatad, siin on Joni Mitchelli sünnikaart, kes on siis üks selline hästi-hästi kuulus muusik Ameerikas, lauljanna, ja temal siis näiteks sünnikaardis on Veenuse ja Neptuuni konjuktsioon. No et siis, kui siit alla keridad, siis siin on need kõik planetaarsed kombinatsioonid kirjas ja kuidas siis enda Veenuse kohta rohkem teada saada, näiteks Joni Mitchelli puhul siis otsimegi siit selle Veenus konjuktsioonis Neptuunis ülesse ja siis siit me siis näeme neid omadusi ja siis need omadused on siin nii-öelda see potentsiaal ja siis see varjupool ja siis noh, siin Joni Mitchelli puhul siis noh, siin ma ei tea, erakordselt ilus muusika, kunst, luulepildid, ehk siis sealt tuleb selline Neptuuni selline nägemuslik, selline ideaalne, sulatav, ühendav, selline vaimne pool sisse, noh siis ilus muusika, selline harmoonia, kõik Veenuse poolne teema, ehk selline suurenenud tundlikkus, kujutlusvõime romantilistes suhetes, romantiline idealism, inspireeritud romantiline armastus, et siin on sellised nagu need võimalused, et kui Veenus konjunktsioon on näiteks sünnikaardis koos, et siis sellised võimalused, et mismoodi see võib välja tulla. Ja inimeste puhul on see hästi individuaalne ka ja need kirjeldused on ka sellised, et noh, neid tuleb võtta niiviisi nagu arhetüüpselt, et ära tunda siis pigem just see Veenuse ja Neptuuni arhetüüp sinu enda sees ja siis see hakkab ka läbi nende kirjelduste kõnelema. Lõppkokkuvõttes see tõde tuleb sinu enda seest. Ja siit Astrotark siis lehel saab seda kõike mugavalt teha eesti keeles. Nii, aga siis nüüd hüppame siis edasi umbes 700 aastat ja lähme Abu Mashari juurde, kes oli siis seal islami kuldaja lõpus, siis võib öelda, või kuldajal elanud astroloog, üks kuulsamad astrolooge siin viimase 2000 aasta jooksul ja vaatame siis, mismoodi üks islami astroloog, noh, ka tegutsev astroloog, kes siis tegi sünnikaarte nagu siin Astrotarkas saab vaadata ja nagu Vetjo Saalens tegi sünnikaarte, Abu Mashar tegi sünnikaarte oma siis sellistele kaasajalistele. Ehk siis loeme siis sellise islami astroloogi Veenuse kirjeldusi. No siis jahutav, niiske, õnnelik on sellised nagu suuremad teemad tema kirjeldustes Veenuse puhul.
Veenuse olemus on jahutav, niiske, flegmaatiline, mõõdukas, õnnelik. Ta tähistab naisi, ema, nooremaid õdesid, puhtust, riideid, ehteid, kulda ja hõbedat, lahkust lähedaste sõprade suhtes, enesekindlust, edevust, kõrkust, hooplemist, rikkuse ja meelelahutuse armastust, naeru, kaunistusi, rõõmu, naudingut, tantsimist. No hakkame jälle ära tundma siis seda Veenuse arhetüüpi. Ta viitab armastusele laste ja inimeste vastu, kommentaar siis sellele Abu Mashaarile, et ta viitab armastusele laste ja inimeste vastu ning armastuse näitamisele nende suhtes siis näiteks laste ja lähiinimeste, rahulikkusele kõigi suhtes, sallivusele, suuremeelsusele, lahkusele, vabaduse, hea iseloomu, ilu ja kenaduse, meelepärasuse, vastuvõtlikkuse, sära, hiilguse, meeldiva kõne, naiselikkuse, flirtimise, kirglikkuse suhtes. No siis avame jälle siis läbi sellise Abu Mashaari siis seda Veenuse arhetüüpi meile natukene. Noh, ilu ja pahe, siis võrdes Valensiga, siis Abu Mashar toob võib-olla sisse ka natuke siis neid Veenuse neid varjupooli. Loeme siis neid ette siin natuke. Võrdes Valensiga mainib Abu Mashar mõningaid asju, mis on negatiivsed, uhkeldamine, edevus, ülbus, hooplemine. Ehk siis see Veenuse selline nagu uhkeldamine, et mul on hästi palju häid asju, eks. Või siis selline edevus, et sa oled hästi selline nagu kulla ja karraga ma ei tea, siis üle pannud, eks. Ülbus, hooplemine, selline kõrkus võib-olla, selline ülemlikkus, liiga palju häid asju või selline, kui see on ka liigne sentimentaalsus, kui Veenus on ka näiteks sünnikaardis on kuidagi kehvasti asestatud, näiteks siin tekib mingi opositsioon või kvadraat, Joni Mitchellil on siin kvadraat näiteks Saturniga, et siis sellise aspekti puhul ka siis võib siis Veenus just avalduda siis läbi selle varju poole rohkem elu esimeses etapis või siis sealt tulevad siis läbi nende selliste tugevate selliste kvadraatide ja opositsioonide, siis võivad tulla ka siis sellised raskemad Veenuse teemad rohkem esile, sellised õppetunnid. Kuniks siis need õppetunnid saadakse kätte ja siis tuleb ka rohkem siis nii-öelda see potentsiaal esile, et see on pikk kirjeldus ka, kuna Saturn ise kannab endast ka tohutult paljut, aga hästi oluline siis ma arvan, või tervislik on siis ka selgeks teha, et millised just sellised opositsioonid ja kvadraadid sul enda sünnikaardis on, et need on ka need teemad, millega siis tuleb elus rohkem tegeleda, need on ka sellised kingitused, mis on meile antud, eks. Ja kui me need teemad niiviisi integreerime ja tegeleme selle varjuga, et see tulevad ka hästi niiviisi, just see positiivne tuleb esile siis läbi selle. No Veenus esindab ilu ja iluga seotud asju, mis iseenesest võib olla hea, aga teatud kontekstis võib see muutuda edevuseks või upsakuseks. Nii, siis jälle kommentaar siin sõnal siis see pühendamine või pühendumine. Isegi sõna pühendumine sisaldab armastuse, südame ja muude elementide tähendust. Kuid see on pühendumine Jumalale, jumalikule ja pühalikule, pühendumisele oma partnerile, ehk siis pühendus, devotion inglise keeles. Siis see on ka siis teatav nagu harmoonia tuleb siis nagu pühendumisest millegile kõrgemale. Abu Mashari kirjelduses siis oli see pühendumise teema sees. No nii, aga siis hüppame edasi siia järgmise juba meile lähemale aastasse 1647, ka siis üks kuulsamaid astroloogia William Lilly ja siis tema teos Christian Astrology, mis oli siis esimene ingliskeelne see astroloogia suur põhitekst. Ja loeme siis see, kuidas siis me juba läksime siis jälle edasi umbes 700 aastat ja vaatame, kuidas siis William Lilly siis kirjeldab Veenust. Inimesed, keda Veenus tähistab, muusikud, hasartmängurid, siidimeistrid, riidekaupmehed, linakaupmehed, maalijad, juveliirid, näitlejad, kalliskividega töötajad, tikkandite tegijad siis on. Natuke imelik tõlge siin. Naiste rõivaste õmblejad, abikaasad, emad, neitsid, koorilauljad, viiuldajad, parfüümimeistrid, kõik, kes müüvad kaupu, mis kaunistavad naisi. Väga huvitavad kirjeldused, eks. Nii, siis William Lilly puhul, et kui Veenus on siis nii hästi asetatud tema kirjeldustes, et käitumine, kui siis Veenus on väärikas või nii hästi asetunud sünnikaardis, et Veenus tähistab vaikset meest, kes ei ole kalduv tülidele ega vaidlustele. No siis näiteks mäletame seal Marsi episoodis, kui Mars on kehvasti astunud, siis võis olla just selline väga mitte nii meeldiv tegelaneks. Kes on meeldiv, puhas ja korras. No siis see harmoonia pooleks, puhtus.
kes armastab rõõmsust, kes on muusikaline, kergesti uskuv, rõõmsameelne, õigevooruslik. Võib-olla siis tähistab meest, kellel siis Veenus on niiviisi hästi asetanud siis selliseid omadusi. William Lilli sõnul. Nii siis Veenuse halvad kombed siis mässumeelne, kulukas, täielikult pühendunud lõtvusele, ihkab ebaseaduslikke suhteid, fanaatiline, kulutab oma raha siis kõrtsides ja skandaalsete inimeste seas. No siis Lilli jätkab vanade traditsioonide mustrit, Veenus on meeldivate, ilusate, harmooniliste asjade valitseja, aga selle varjupool on pahelisus, laiskus ja liigne nauding. Ehk siis tihti, kuidas need arhetüübid toimivad ka on niivis, et nii-öelda see potentsiaal on ühelt poolt on siis ütleme ilusad asjad on ju, ilus maitse söök, jook, kõik selline elu veetlev pool, aga kui seda kõike on liiga palju, no siis nende liigne nauding, liiga palju seda veetlevat elu asja on ju, et siis mis see kuulus vanasõna on, et ma ei tea, liiga palju häid asju, et kui sa midagi nagu liiga palju häid asju tarbid, siis need ei ole enam head. Ja siis niiviisi need arhetüübid on omavahel nagu põimunud ka või see arhetüüp ise ka või see Veenus ka, et tal on see potentsiaal, aga siis tal on ka see varjupool. Ja see sama loogika siis kehtib tegelikult nende kõikide 10 puhul ja traditsionaalses astroloogias siis ta pigem on hästi selline üheülbaline olnud, et üks on hea ja teine on halb, aga siin kaasajal me siis ikkagi näeme ka siis nii-öelda seda duaalsust, et neis kõigis on need mõlemad, nii see potentsiaal kui see varjupool olemas. Aga nüüd siis oleme vaadanud siis nii-öelda seda Veenuse mütoloogilist poolt ja siis nüüd vaatasime sellise 3-4 kuulsama astroloogi kirjeldusi siin viimasel 2000 aastal Veenusest ja siis nüüd ma kirjeldan teile ühte sellist hästi ägedat ja kui mina sellest esimest korda kuulsin ühte muinasjuttu, mis on ka siis äkki 4000 aastat vana või 5000 aastat vana muinasjutt, mis siis räägib sellest, et mismoodi see Veenus seal taevas liigub. Ehk siis ta kirjeldab Veenuse seda sünoodilist tsüklit ja see sünoodiline tsükkel on siis põhimõtteliselt see üks selline Veenuse tiir ümber päikese. Siis mis asi on sünoodiline tsükkel? See on põhimõtteliselt sama asi, mida teeb kuu ümber planeet Maa. Ehk siis see kuu nii-öelda see täiskuu tsükkel ja siis kui kuus saab noorkuu, et siis ehk siis selline kuu üks ring on ka see kuu üks sünoodiline tsükkel ja siis Veenuse see sünoodiline tsükkel on ka see üks ring ja siis nendel sumeritel seal on, ma ei tea, 4000-5000 aastat vana muinasjutt, müüt, legend sellest, mismoodi siis see Veenus seal taevas liigub ja mida ta siis parasjagu teeb. Kui ma sellest kuulsin, siis mulle valmistas see suurt rõõmu ja kuidas siis öelda, et väga huvitav, eks, et siin iidsetel aegadel olid siis kõrgtsivilisatsioonid, kes siis rääkisid, kes olid väga teadlikud sellest, mismoodi siis näiteks Veenus taevas liigub ja olid ka siis sellele siis sellise nagu müüdi või loo juurde loonud ja siin täna ma natuke kirjeldan teile seda lugu. See asja nimi on siis Inanna müüt ja Veenuse tsükkel, ehk siis mäletad, Inanna oli siis sumerite see Veenuseks. Sumeri traditsioonis vastab Veenuse sünoodiline tsükkel täpselt Inanna allilma laskumise müüdile. Inanna otsustab siseneda allilma, et kohtuda oma tumeda õe Ereshkikaliga. Inanna tuleb allilma sissekäigu juurde, olles kaunistatud oma 7 väega, mida symboliseerivad 7 riietuseset. Kroon, rüü ja muud esemed. Need 7 riietuseset vastavad ka 7 tšakrale. See on selline huvitav sünkroonsus, et ehk siis ma räägin kohe juurde sellest kõigest, et oma laskumisel allilma iga 7 värava juures on värava hoida saanud korralduse, et ta peab eemaldama ühe neist esemetest. Ehk siis see kroon, rüü ja nii edasi. Ka andes sellega ära selle konkreetse väe. Iga värava juures on ta lahti riietatud, kuni ta jõuab alasti ja üksinda allilma. Siis allilmas kohtab ta kohtunike kogu ja oma õde Ereshkikali. Nad tunnistavad Inanna süüdi ja tema karistus on surm ja lihakonksu otsa riputamine. Teenija otsib abi teistelt jumalatelt, kuid ei leia kedagi. Lõpuks pöördub Enki poole. Inanna vanaisa, kes annab elustamisjoogi 2 väikesele putukele, kes on piisavalt väikesed, et allilma märkamatult siseneda. Ehk siis see on nagu hästi kiirelt ja lühidalt see müüt siin räägitud, see on muidu palju pikem.
ehk siis 2 putukat lähevad sinna all ilma siis seda Inannat päästma, ripub seal kuskil lihakonksu otsas, eks. Putukad jõuavad all ilma, kus Ereshkikal on sünnitusvaludes. Ja Inanna õde siis seal. Puudutatuna nende hoolitsusest küsib Ereshkikal, mida ma saan vastutasuks pakkuda, ehk siis jutt on siis putukate hoolitsusest. Nad vastavad, me oleme siin Inanna pärast. Ereshkikal nõustub ja nad annavad Inannale elustamisjoogist tilgad. See taas sünni hetk langeb kokku Veenuse täpse ühendusega päikese Kasiimi punktis. No mida see kõik siis tähendab siin? No, päikese Kasiimi punkt on Kasiimi ladina keeles selline sõna, mis tähendab, et päikese südames olemine. Ja siis Veenus liigubki siin niiviisi, et ta liigub siin ümber päikese, siis see uus tsükkel algab siis, kui Veenus on siin päikese ees. No ütleme siis piltlikult, et planeet Maa ja päikese vahel, et siit hakkab siis see Veenus uus tsükkel, siin on ta õhtutähe faasis ja nüüd, kui ta siia päikese ette jõuab ja ta jõuab siia paremale poole päikest, siis on Veenus hommikutähe faasis, ehk siis ta on seal hommikutähe taevas on ta näha. Ja siit, kui siis see Veenus jälle siia päikese taha liigub oma selle orbiidiga, ehk siis see müüt räägibki sellest, et ühelt poolt, et ta räägib sellest, et mismoodi siis Inanna siis liigub sinna allilma. Ehk siis allilm on siis piltlikult öeldes see hetk, kui siis Veenus siia päikese taha satub. Ehk siis ka astronoomiliselt siis, kui Veenus sinna päikese taha satub, et siis ta kaob ära mingiks ajaks. Ja see siis vastab ka seal müüdis sellele ajale, kus siis Inanna on seal allilmas ja seal liha konksu otsas ja seal on ta seal peidetud ja kadunud ja kuhu siis ta kadus, eks. Ja siis saadetakse sinna keegi appi, kes siis taas elustab ta ja siis, kui ta siit hakkab uuesti siit poolt tulema, siis siit poolt hakkab uuesti siis neid rõivad siia juurde saama. Mäletate need 7 rõivast, mis ta ära andis, et kui ta siit hommikutähena liigub sinna päikse taha, et siis ta annab ära neid riietusesemeid, kuni ta on paljas ja siis, kui ta siit tagasi tuleb, ehk siis praegu on siin õhtutähe faasis, siin ta jälle saab neid riietusesemeid juurde. No selline vana müüt, et ega see läbinisti ongi sellest väga keeruline aru saada, aga ma siin sellisel üldisel tasemel natuke selgitan teile siis seda müüti. No ja siis see Veenuse tsükkel ongi 584 päeva võtab aega. Kogu sünoodi tsükkel on 584 päeva pikk, Veenus veedab 263 päeva ehk 9 kuud hommikutaevas, ehk siis ühel pool on ta siis hommikutaevas siin 263 päeva ja siis seejärel 50 päeva nähtamatuna ühest neist konjuktsioonidest, ülemises konjuktsioonis, ehk siis 50 päeva nähtamatuna sealpool ja siis siinpool see konjunktsioon on, see konjunktsioon siis tähendab seda, et Veenuse päike on taevas koos, et kui ta on nagu siin meile lähemal, siis see on palju kiirem, see näed seal minust mõni päeva. Ja seejärel 263 päeva õhtutaevas enne alumist konjunktsiooni, mis kestab ainult 8 päeva, need 8 päeva siis on, kui ta on siin päike sees, on ta siin 8 päeva ühenduses ja kui ta on seal taga, siis ta on umbes seal, mis ta siis ütles, 50 päeva või? Jah. Et see on siis nagu see Veenuse liikumine, et 283 päeva on ta siin õhtutähena ja siis ülejäänud 283 päeva on ta siinpool ja siis see moodustabki siis selle Veenuse selle täisringi. Ja no ja siis seal sumerid siis rääkisid sellist muinasjuttu, eks, et pidi ikka üsna terane silm ja teadmised olema siis selle suhtes, et mismoodi seal üleval siis need asjad liiguvad. Nii, iga Veenuse ja kahaneva poolkuu ühendus hommiku taevas sümboliseerib 1/7 väravast, mis viivad allilma. Ehk siis seal muinasjutus ka, et seal Inanna siis jõuab sinna ühe värava juurde ja siis mis viivad allilma ja siis seal värava juurest ta siis annab ära ühe oma nendest riietusesemetest. Ja mul on pilt ka siis, mis siis kirjeldab natuke paremini, et mida see värav siis tähendab ja see Veenus seal või Inanna seal väravas oma mingit ühte siis, ma ei tea, siis tšakratest või siis ühest sellest riietusesemest ära andmas. Ülemine ühendus esindab faasi, mil ta veedab 50 päeva allilmas, seda siin juba rääkisime, iga ühendus kasvava kuuga sümboliseerib tema iga kaunistuse tagasisaamist. Kuu ja Veenuse ühendused sümboliseerivad väravaid. Ehk siis kuu ja Veenuse konjunktsioonid taevas sümboliseerivad väravaid. Ja mul on siin siis pilt ka aastast 2023, Veenus on siis õhtutähe faasis, siin siis ta ongi ühes selles väravas, et see kuu ja Veenus on siis siin taevas konjunktsioonis ja siis siin on kasvav kuu ja siis kui kuu ongi siis oma sellises kasvavas sellises väravakujulises faasis ja kui siis Veenus ja kuu saavad siin kokku, et nad saavadki siis sellise ühe, siis selle kui siin 283 päeva on, Veenus on siin ühel pool päikest, et siis nad saavadki seal umbes 7 korda kokku. Ja siis sealt tulebki see number 7 ja siis see
7 riietusesemet ja 7 tšakrat ja nii edasi. Ehk siin ühe korra mul siis on õnnestunud pildi peale ka saada see Veenuse ja Kuu siis ühendus. Siis nii-öelda see hetk ka siis võib-olla selles müüdis, siin siis ka siis selles faasis siis see Inanna on siis oma seda riietusesemet täpselt kätte saamas. Ma täpselt numbrit ei tea, et mitmes või mis riietuseseme ta siin kätte sai, aga ühe ta siit nende müüdi järgi ta sai. Ja siin siis ongi see Veenuse tsükkel ka siis nii väikse graafikuna joonistatud, et ehk siis siin planeet Maa on siin, siis Veenuse see ring on siin niiviisi ja siis kui ta praegult on siis Veenuse õhtutähe faasis, ehk siis ta on siin vasakul pool päikest, kui ta on siin planeet Maa ees, mäletada, see oli 8 päeva, siit ta liigub kiiremini läbi, sest et ta on meile lähemal ja siis ta on hommikutähena on ta siin siis müüdis, kus ta liigub sinna päikese taha, kus ta annab ära neid esemeid ja siis siin päikse taga on ta kauem, kaua ta seal oli, 50 päeva, midagi sellist. Ja siis see 8, see on siis see Veenuse 5 kroonlehte, geotsentriline orbiit 8 aasta jooksul, ehk siis ka Veenus on ka selles huvitav planeet, et kui Veenus taevas liigub, et siis ta loob ka siis seda sellise harmoonilise sümboli, et kuniks ta jõuab siis tagasi 8 aasta jooksul oma sellesse allpunkti maa pealt vaadatuna, siis Veenus taevas moodustab siis sellise üsna harmoonilise kujutise, mis on ka siis palju siis seotud siis sellise elulille mandalaga ja üldse nende Fibonacci sequence'itega või siis kuidas siis selline harmoonia siin maa peal ka kuidagi tekib. Veenus on ka siis oma taevas siit maa pealt vaadatuna loob ka sellist elulillelaadset harmoonilist kujutist. Siin on siis tuleb ka see number 8 sisse, mis oli seal nendel sumeritel, mäletate seal selle kivitahvli kõrval, selle Veenuse kujutis oli seal 8 ja tihti on tal siis see 5 on ka tema see kujutis, et siis need iidsed kultuurid ka olid siis sellisest tsüklisusest või sellisest Veenuse liikumisest teadlikud. Nii, natuke siis teile Veenuse sellisest liikumisest taevast ja mismoodi siis iidsed kultuurid on sellele ka sellise iidse muinasjutu räägivad sellist iidset lugu. Ja nüüd siis lõpetuseks lähenemegi siis sellise kaasaegse Veenuse mõistmise juurde, et siin siis tuleb selline psühholoogiline mõõde ka juurde. Sellest rääkisime ka eelmine kord ja Marsi puhul, ehk siis selline psühholoogiline mõõde, mis on siis ütleme siin eelmisel sajandil ka siis meie sellise mainstreami juurde tulnud psühholoogiast siis räägin hetkel. Nii. Siis üks kuulsamaid saksa astrolooge, kellest oli siin Marsi osas ka juttu, kirjeldab siis Veenust niiviisi, et ta on armastuse ja kunsti põhimõte, et nüüd me liigume ka sellise rafineerituma kirjelduse juurde siis Veenuse puhul. Armastus ja kunsti põhimõte. Põhimõte siis armastus, kunst, psühholoogiline vastavus on siis füüsiline attraktiivsus, tunne, harmoonia, ilu ja kunst, positiivne eluhoiak või suhtumine. Negatiivselt siis väljendunud Veenus on seksuaalne hälve, sentimentaalsus, maitsetus, hoolimatus, pahe, bioloogiline vastavus, näärmetooted, neerud, veenid, sotsioloogiline vastavus, intellektuaalne noor tüdruk, kallim, inimesed, kes on seotud kunsti või meelelahutusega. Nüüd me näeme, et mingis mõttes need vanemad kirjeldused olid sellised väga üldised, nimetasid nagu paljusi asju, nüüd need siin kaasajal siis liigume selliste nagu kategooriate või selliste üldiste kategooriate pooleks. Siis sentimentaalsus on negatiivne omadus nagu sahhariinne magusus, see sentimentaalsus siis on siis võib-olla siis selline liialt läila või ütleme, ma ei tea, mingi happy endinguga film, eks nagu me teame, et sellel filmil on nii-öelda nagu happy ending on ju, see võib olla ka siis selline Veenuse selline nagu varjupooleks. Nagu selline mahakaasus või sahhariinsus, mis võib olla negatiivne Veenuse väljendus, nagu oleksime rääkinud magususest, aga kui magusus muutub liiga suureks, siis ja pahe, mis kenasti kokku võtab mitmed varasema traditsiooniliste autorite mainitud punktid. Siis rohkem siis tuleb nüüd seda varju poolt ka sisse. Nii, siis Richard Tarnase kirjeldused, kelle siis arhetüüpse astroloogia najal toetub ka siis astrotark, veebitarkvara, ehk siis siin õppematerjalides on ka, see on suuresti lähtub siis arhetüüpsest astroloogiast, et siin on siis Tarnase planetaarsete arhetüüpide käsiraamat, siin on siis kõigi 10 planeedi kirjeldused, siin on Veenuse kirjeldused on siin on ka siis kõik näiteks Veenuse kombinatsioonid, mis on siis olemas on ju kõikide planeetide vahel, neid kombinatsioone on siis kokku 55
ehk siis siin sünnikaardist siis saab vaadata ka näiteks enda Veenuse kombinatsioone, et igale inimesel on need erinevad ja siis läbi selle ka siis rohkem teadlikuks saada sellest, et mismoodi minu näiteks Veenuse elus toimetab, eks. No siis see Tarnase selline kokkuvõte, et Veenus esindab armastuse ilu põhimõtet. Veenus valitseb soovi üle olla seotud romantiliste ja sotsiaalsete suhetega, meelitada ligi teisi ja olla teistele meelepärane, tegeleda kunstilise tegevusega, otsida harmooniat ja esteetilist või sensuaalset naudingut. No Veenusega seotud peamised aspektid on seotud selle, kuidas inimene jagab ja võtab vastu armastust, no see on see, millega me alustasime ka, lõpetame selle samaga, armastuste kiindumust, tema sotsiaalsete ja romantiliste suhete olemus ning tema kunstilise tungi ja esteetilise tundlikkuse iseloom. No see on hämmastav ja ma arvan, see enda Veenusega suhte loomine ka ja enda sünnikaardis, üldse kõik lähisuhted, armastus, harmoonia, mis toob meil elus harmoonias, mismoodi meie Veenus on siis aktiveeritud, eks. Väga oluline sellest nagu teada saada ja siis läbi selle saab ennast rohkem vastu võtta, saab olla teadlikum enda valikutest, enda eluteest. Tihti kunstnikel on Veenusega mingid tugevad aspektid. Olen siin paljudele kunstnikele sünnikaarte teinud professionaalselt ja üldse siis kõik need armastuse teemad on ka, ma arvan ju, eriti kõige olulisem teema üldse eluseks. Nii, ja see võtmesõnad Veenuse puhul, nüüd nagu eriti kokkuvõtlikult siis, eks, et iha, armastus, ilu, väärtus, kunst, impulss ja võime meelitada ja olla meelitatud. Attraction siis inglise keeles on armastada ja olla armastatud, otsida ja luua ilu ja harmooniat, osaleda sotsiaalsetes ja romantilistes suhetes, sensuaalses naudingus, kunstilises ja esteetilises kogemuses ja loomingus. Erose ilu põhimõte, see ilu põhimõte, Kreeka armastuse ilu, jumalanna Afrodite, Rooma Veenus. Nii, selline siis oli Veenus, harmoonia, selline põhimõte, Veenus siis taevas, eha ja koidutäht, kui ei teadnud, siis nüüd teate rohkem, eks. Nüüd siin täna õhtul on võimalik minna vaadata, kui ta siin läänes loojub, teda õhtutähena. Soovitan siis seda teha, kui ei ole seda varem teinud, et ainuüksi siis Veenuse vaatamisest taevas, väga palju sellest tähendusest, mida siis räägivad Veenus, Afrodite, Inanna, mida siis näevad astroloogid läbi siis sünnikaartide vaatamise, inimesed, kes siis on, ja kui sa siis lähed taevasse ja vaatad seda Veenust, see on võib-olla see kõige ilmselgem, et kui sa näed seda, see on 3. kõige eredam taevakeha, kõige eredam täht taevas, siis ta juba hakkab ise sinuga kõnelema. Veenus on harmoonia, mis seob meid kokku, see jõud, mis paneb meid ilu otsima, armastust jagama ja vastu võtma ning looma seda, mis on ilus ja väärtuslik. Ta on roos ja selle lõhn, iha ja hellus, kunst ja armastus. Nii, tänased allikad ja mul on suur rõõm, et saan teiega jagada siis läbi sellise visuaalse platvormi, läbi YouTube'i, teiega siis artüüpsed astroloogiat üldisemalt, taevast ennast. Kui ei ole veel tellinud seda kanalit, siis palun tehke seda, vajutage subscribe'i nuppu, pange siis sinna see like'ile thumbs up ja kui soovid näiteks enda Veenuse kohta rohkem teada saada, enda sünnikaardi kohta, siis saad seda teha astrotark.ee, sünnikaarti saad siit tasuta vaadata, kirjeldused on siis väikse maksumüüri taga ja mul on hea meel, et oled minu kanali jälgija ja näeme juba kohe varsti märtsikuu astroloogilises prognoosis. Tšau!